Tervist, minu nimi on Margus. Selles videos tutvustan teile Toyota Proace Verso Family varustuses autot. Esimese asjana tutvustan teile siis uste lukustamist. Uksi saab siis avada puldist, kui ka puldis sees olev võtme kaudu manuaalselt, mis avaneb siis seda osa lükates paremale, tuleb välja võti ja manuaalselt uksed kinni lahti siis. Ja võtmevaba. Ühesõnaga võtmevaba avamine on nagu ikka siis käepidemist ilusti kinni, tulevad lahti uksed ja sulgemine on siis siia kahe joone peale pannes näppu. Sellel mudelil konkreetselt on võimalik avada ka küljeuksi võtmevabalt, et ei pea ainult esimest ustest avama. Edasi liiguks pagasiluugi juurde. Pagasiluugi kui sellise avamine toimub siit alt, kus avaneb terminaliste luuk ja klaasi avamine käib eraldi, siis siin on üks väike nupp, vajutades peale avaneb klaas. Siit siis saab väiksemad asjad sisse visata, suuremad asjad siis terve luugi lahti. Ja juhin tähelepanu sellele, et juhul kui uksel on jäänud klaas lahti, siis tervet luuki avada ei saa või siis vastupidi. Et alati peab olema kinni ja avad luugi siis. Tagaosa, kus siis saab asju hoiustada. See kate siis on eemaldatav, saab päris ära võtta, kui on soovi. Istmed antud varustusel on siis siinide peal, ees on siis need hoovad, kus te saate edasi tagasi liigutada ja hoovad ka siis seljatugede alla laskmiseks. Kõik tagumised read, ühesõnaga teine kui kolmas rida on seljatoed eraldi alla lasta võimalik ja istmete funktsiooni kuhu pealt on siis, see on 1 neiste ja siin on 2 neiste. Ühesõnaga kokku siis antud mudelil on 8 kohta, taga siis 6. Ja Proace Verso bussidel on alati siis tagumistel istmetel kõigil Isofix kinnitused. See punane nöör, mis siin on istme taga, selle võib meelde jätta, et ka sellest saab liigutada istmeid edasi-tagasi ja see nöör on nüüd selle jaoks vajalik, et juhul, kui te soovite istmeid välja tõsta. Ühesõnaga, seljatugi alla, tõmbad nööri täitsa lõpuni välja ja tõstad istme välja. Ühes istmega saab üksinda hakkama, 2 istmega siis võtke kindlasti enda sõbra abi, et ei nikastaks oma selga ära. Koormarihmade kinnitusaasad, ühesõnaga teised on, 2 aasa on siis 3. rea ees, 2 on siin taga. 3. real on topsi hoidjad, 12 volti pistik siis vasakul pool istujal ja põhja all on siis varuratas ja põhja all varuratta alla laskmine, selle kate võtad eest ära, siin on üks polt, võtmega saad keerata siis ratta alla, võtmega saad keerata siis ülesse. Ja võti asub siis koos tungrauaga juhi istme all, et seda siis tuleks meeles hoida. Siit edasi minnes siis sulgemine. Panete luugi kinni. Family varustusest on siis olemas ka tagumised parkandurid, annavad signaali teel siis märku, kui objekt läheneb ja ühtlane pinin on juba siis stop, et 30 cm on taga objektini. Tankimisava asub juhi pool alati. Sellel mudelil saab siis lihtsalt avada kaant korgile eest ära ja see on siis diiselmootoriga auto, ühesõnaga ainult diiselkütust. Ja oluline koht veel antud auto puhul oleks see, et temal on ka siis AdBlue kork või paagi täitmine käib siis siit selle katte tagant ja tema siis AdBlue paagi kui palju te saate kasutada, on kuskil 5-7 kilomeetrit. Ja juhin tähelepanu sellele, et palun mitte lasta seda kilometraaži nulli, sest vastasel korral läheb mootor või auto avarii režiimi ja teil kaob jõud ära. Täitmiseks siis kindlasti kas siis täitke ise lehtriga või tulge meile, sellepärast et ei soovita kasutada tanklates olevaid püstoleid, seal on see surve liiga tugev ja võib ühe anduri ära lõhkuda. Ja panete katte ilusti tagasi kinni. Taga uksed, mõlemal pool siis antud autol on küljeuksed, avate siit. Seljatugede allalaskmine ja ülestõstmine on siit sellest hoovast ja antud siis varustusel saab ka seljatuge pisut reguleerida. Edasi-tagasi siit eest või siis punasest nöörist, mis oli istme taga ja Isofix kinnitused, nagu ma ütlesin, on kõigil tagumistel istujatel. Siis ma lähen korra sisse. Teise rea istmetel või istujatel on siin lauad mõlemal poolel. Siin on selline kumm, millega taha saab enda joogipudeli panna näiteks, et ei lendaks ära. Ja võrgud, kuhu saab siis väiksemalt suuremaid asju panna. Laajal on siis valikud temperatuuri jaoks ja ventilaatori kiiruse jaoks. Ühesõnaga ülevalt õhu avades tuleb siis teile jahutatud õhku
sooja õhku tuleb alt istmete alt siis või alaosast siis õhuavadest. Et tuleb meelde, et ülevalt ei tule kunagi siis sooja õhku. Ühesõnaga, kui juht otsustab, et ta ei soovi, et tagaosa siis õhuavad või need ventilaator töötab, siis temal on ees üks eraldi nupp, kus tema saab täitsa välja lülitada selle osa. Ja tagaistujatel on samamoodi siis teisel real vasakul all nurgas on 12 volti pistik, kus siis saab oma telefoni või seadmed laadida. Edasi minnes. Kapoti avamiseks peab alati avama juhi ukse, sest muidu ei saa sellele ligi. Ja siit sellest hoovast siis saab avada kapoti. Edasi liikudes kapoti juurde. Tuleb alati meelde jätta, et bussidel on siin vasakul pool siis selle avamise hoob. Ja käed paned siia alla, leiad üles selle hoova, lükata üles ja saad avada kapoti. Tikuga fikseerid ära ja nagu ikka ainuke koht, mis ma loodan, et inimesed siin käima hakkavad, on klaasipesuvedelik ja see on siis meil sinine kork ja meie poolt siis alati täis, kui me loovutame auto. Lisainfoks siis diiselmootor, aku, jaotusvedelik ja roolivõimuõli on seal eespool ning kaitsmete plokk. Ega siin otseselt midagi inimesed ise tegema ei pea, välja arvatud siis klaasipesu lisama. Ja sulgemiseks, kuna kapott on meil alumiiniumis sellel mudelil, siis soovitan aidata kaasa sulgemisele, et suht jõuga kinni. Esiosal tuled, siis päevasõidutuled oleneb siis varustusest, sellel varustusel on tavalised õõgpirnid, päevasõidutuli hakkab olema see väike tuli, lähituli siin, kaugtuli siin. Udutuled all ja pukseerimiskonksu asukoht on selle katte taga, et seda võib siis siit ära võtta, pukseerimiskonksu asendada ja võib panna külge ja siis pukseerida autot. Kindlasti juhin tähelepanu sellele, et antenn on katusel. Antenn on siis ära keeratav, et kindlasti kui te lähete nüüd harjapesulasse, siis võtke see küljest ära ja pange endale kõrval istmele. Vastasel juhul ta läheb siis katki. Tööriiste kast siis asub juhi istme all. Kindlasti tuleb ta siis kinnitudest lahti teha, libistada ette ja avamiseks siis tuua ta kuskile pinna peale. Ja avamine on siis mõlemal pool on niisugused asad, kus tõmbad eemale, saad avada ja siin on siis võti, tungraud ja pukseerimiskonks. Alati siis tuleb jälgida, et ta oleks ilusti kinni tagasi pandud ja alati tuleb jälgida, et nendest hoobadest oleks ta kindlasti lukustatud, kui olete istme alla tagasi pandud. Vastasel juhul ta võib hakata liikuma ja tulla pedaalidesse ja see on ohtlik. Ühesõnaga, alati kui paned tagasi, lükata lõpuni välja, lukustad ära ja alati peale lukustamist on kontroll. Kontrollid ja tõmbad välja poole, kas ta tuleb välja või ei tule. Juhul, kui ta midagi nihkub, siis tähendab seda, et ikkagi vaata üle ja kontrolli. Esiuksel siis on akende tõstukid, ainult esimestel ustel on siis elektrilised aknad, peeglite reguleerimine, parem-vasak, üles-alla parem-vasak ja jätke meelde, et seda nuppu allapoole tõmmates või liigutades saate kokku pakkida siis peeglid või avada. Siit edasi istme juurde tulles, edasi-tagasi on siit eest hoobast, saate edasi-tagasi liigutada, üles-alla kas pumpad ülesse või alla siit seda kangi ja keeratav osa sinna on selja tugi. Kindlasti tuleb meelde jätta, et siis istme soojenduse valik on siis siin külje peal, vasakul pool. Siit on valikud siis, kus pinnasel te sõidate või on veokontroll täitsa väljas. Välja lülitate siis, kui olete lummi näiteks kinni jäänud, et saaks vabalt ratas pöörelda ja välja kappida. Tulesid reguleerite siit allapoole, kui midagi rasket olete taha pannud. Ja siit edasi liigume juba rooli juurde ja tulede valiku juurde. Tulede kangil siis soovitan jätta auto funktsiooni peale siia. Siis ta reguleerib ise päeval päevasõidutuli, juhul kui läheb pimedaks päev lähitule peale. Seda osa keerates on esimene udutuli ja teine nõks keerates on tagumine udutuli. 2 nõksu alla on udutuled maas. Siin on valik siis kas kiiruse piiraja, saab kiiruse piiraja näiteks panna mingi kiiruse peale ja hoidma seda, tähendab ei lase sellest üle minna ja alumine valik on cruise, ühesõnaga kiiruse piiraja. Või piira või kiiruse hoidja tähendab, et tema siis jääb hoidma, juhul kui te olete nüüd tagumist ülemist nuppu vajutanud, jääb seda kiirust hoidma, millega te just sõitsite, ülemise alumise tagumise nupuga saate seda kiirust reguleerida üles-alla ja cancel või sidur või pidur lihtsalt läheb siis püsikiiruse hoidja maha. Siit on valikud siis sealt ühesõnaga ekraani pealt, saate vaadata erinevaid vaateid, kas kuhu suunad sõidad, eks ju, kiirus, hetkekulu ja palju saad sõita ning ka keskmine kütuse kulu peale viimast nullimist ja nullimine käib alati siis seda sama nuppu all hoides. Raadio vaiksemaks kõvemaks, mute, juhul kui soovid kellegiga rääkida vahepeal ilma, et raadio mängiks.
Siin on valikud siis raadio pealt, listi peale vajutades avaneb kõik raadio siis kanalit, mis antud asukohas auto leiab, otsid endale sobiva kanali, vajutad OK ja hakkab mängima. Ja telefoni vastuvõtt või raadiokanalite otsing käib siit ja häälvalimise võimalus on samamoodi siis siit nupust. Üks oluline nupp veel on kellade juures siin check-nupp. Siia nupule vajutades alati saad kontrollida, kas kõik on hästi. Ühesõnaga vajutad peale, rehvirõhud kas on korras, siis on järgmine valik, palju on järgmise hooldusi jäänud, kohe tuleb 20 000 või 20 kuud, näiteks see näeb ära kohe. Ja kindlasti näitab ära, palju on siis AdBlue'd jäänud, et alati kui ta näitab rohkem kui 2400 on kõik hästi, siis võib sõita. Koemega on siis siin, raadioekraan on siin, alati siis raadio peale soovite minna, siis vajutate seda nuppu. Siin on valikute all erinevad valikud, mida te saate kasutada, eks ju, ja heliseadet, et heli siis paika panna. Sagedus, mälukohad ja allikad, kõik need võimalikud valikud on siis siin all. Üks oluline koht on automärgiga siis nupp. Ühesõnaga siit alt saate kõike funktsioone, mis autol on, reguleerida. Stop and start, kas ta sees või mitte. Ise pead alati välja lülitama, juhul kui sa ei soovi seda seadet kasutada. Ja ta iga kord, kui sa käivitad uuesti, sellepärast, et automaatselt lülitub sisse. Parkandurid, kas on sees või väljas. Rehvirõhkude siis nullimine, juhul kui olete ise kontrollinud ja diagnostika on selle jaoks, et kas vaadata, kas midagi on viga. Siin alumise valiku juures sõiduki seadistuste all tuleb lisavalikuid veel. Ühesõnaga tuled, kurviga seotud esituled, jah, las töötab, näitab siis alumise udutulesid emba-kumba poolele pöörad, kas parem või vasak. Saatevalgustus, kas hoiab tulesid mingi hetk peale, kui auto olete välja suretanud. Ja sisseistumisvalgustus võiks alati olla sees, et tuled läheks põlema, eks. Tagasi, turvalisus. Juhi tähelepanu hajumise hoiatus. Alati jällegi võib sees olla, ta kuidagi teid siis jälgib, ühesõnaga, kui silmad hakkavad kinni vajuma, siis ta hakkab teile kuidagi piiksuma ja märku andma. Ja viimane valik on siis peeglite kokku klappimise lukk, kas ta on siis sees või mitte, kas üldse peeglid klapivad kokku uste sulgemisel või mitte. Ja tagurdamisega seotud tagaklaasi puhasti võiks alati olla väljas, sest et kui on tagaklaasi peal ära kuivanud siis liiv ja kui ta tagurdamisel hakkab kogu aeg seda kuiva liiva lõhkima, siis on kõik juba seal katki või ära kraabitud. Juhul kui navigatsiooniseade on, siis nupu peale siia vajutades hakkab tööle navigatsiooniseade, näete ära, kus te olete ja otsingu nupp on siin. Ja see siis navigatsiooniseade on eestikeelne ja eestikeelsed juhendid. Telefoni ühildamine käib selle kaudu. Nupu kaudu saate siis Bluetoothiga ära ühendada. Android auto, Apple CarPlay võimalus samamoodi, USB-ga juhtmega saate siis ühildada, pilti siia kuvada ja seadete all on siis kõik heliseaded ja profiile saate valida ning lisavalikuid. Ühesõnaga, süsteemi seaded, keelevalik, kuupäev, kell, profiile saate siis alata siit. Ja üldiselt siis raadio heli vaiksemaks kõvemaks ja on-off on siin. Temperatuuri valikult üles-alla siis temperatuur, kõrvalistada saab oma valida siit, siseringlus, välisringlus, kuhu puhub ja kui kiiresti puhub. Ühesõnaga jällegi neid kolme nuppu te kasutama ei pea, kui te kasutate autofunktsiooni, mis näitab ka siia. Siis ta reguleerib ise, kuhu palju vaja. See nupp suunab alati kõik õhu esiklaasile, et kiiremini esiklaas puhtaks saada. Konditsioneer AC siis soovitan sees hoida aastaringselt, suvel ta jahutab, talvel välja niiskusi, mis jalgadega autosse tood ja kuivatab salongi. Oluline nupp. Seda nuppu saab siis juht valida, kas tagaosale siis ventilatsioon ja jahutus toimib või mitte. Alati, kui see tuluke põleb, siis toimub ka tagaosa jahutus või soojendus. Ja küljeveelik klaasi soojendus. Siis uksed kinni lahti, ohutuled, USB pistik. Jätke meelde, et see on nüüd see koht, kus te siis saate telefoni ühildada ära ja pilti kuvada raadio peale. 12 volti pistik. Ja siin on valik siis antud autol manuaalkäigu eest, automaadil oleks ju keeratav nupp siis. Käsipidur on siin all, tema on siis manuaalne, üles tõstes on peal, alla lastes on käsipidur maas. Juhi istmel on ka käetugi siin, nagu ka kõrvalistujal, alla lastes siis saad hakata reguleerima ja vaikselt tõstad üles, tõuseb järjest ülespoole. Ja uuesti nullid ära, kui tõstad taas üles, see läheb taas alla. Juhistmel on niisugune keeratav nupp siin, seda nuppu keerates, see on see ala seljas olev padi, mis siis saate reguleerida ala siis selga paremini, et oleks mugavam istuda.
ja kõrvalistuja istumise seljatoe reguleerimine käib sellest hoovast. Tõmbad enda poole, saad siis üles-alla reguleerida. Üldiselt veel laegaste ja mis asub üleval on siis kohvitopsi hoidjad. Siin on üks laegas, kuhu saab asju panna. Laegas on veel ka siin ja siin all kindalaegas. Ja sealt saab välja lülitada ka turvapaite kõrvalistujad. Et juhul, kui soovitele lasta turvatooli sellega sõidusõnes istama panna. Selline oli tutvustus Toyota Proace Verso Family varustusele. Juhul, kui teil tekib lisaküsimusi, siis pöörduge oma müügikonsultandi poole.